Hakkame pihta siis õppeaine teise loenguga, teine 16. siis jah, et natuke on veel minna. Peame vastu, naudime ja vaatame, mida huvitavat meile autondus siis pakub. Ja tänase loengu eesmärk on see, et anda selline hästi abstraktne, hästi ma tahan öelda kõrge taseme, aga mitte kõrge taseme selles mõttes, et ma oleks väga kõrgel tasemel rääkija, vaid kõrgel tasemel ülevaade, et me vaatame nagu hästi pinnapealselt seda, et mida siis autondus 2024 endast kujutab. Me jõuame minna kõikide nende teemadega, mida ma täna mainin, detailidesse sügavamale sisse nii loengusarjas kui ka siis teie iseseisvates uurimistöödes kui ka teie grupitöödes. Et kõik see, mida me siin kursuse käigus teeme, on see, et tutvuda sügavamini nende samade teemadega, mida tänases loengus mainime ja kõik need teemad, mida me tänases loengus mainime, on ka tegelikult teile infoks, et need teemad eksisteerivad ja te saate neid ise sügavamalt doteerida, mis on ka teie grupi või nende uurimistööde üks eesmärkidest, aga ka nende teemade ära mainimine sellisel kujul, et me kõike ei jõua süviti üksipulgi läbi käia, aga see annab siis infot, et mida siis autonduse puhul, kui me tahame olla viimase aja trendidega kursis, mida siis tähele panna, mida oodata, mida tulevikust siis teada võiks, et kui te tulevikus näete uute tehnoloogiate kirjeldusi, siis te ei näe seda esimest korda, vaid te juba tajute, et seal taga on mingid suuremad, laiemad süsteemid, et kui me ütleme kliendile näitame uue auto brošüüri, ütleme, et vaadake, seal on kõik ägedad nutivärgid peal, eks ju, siis teie näete seda tausta taha, et tegelikult millest süsteemid koosnevad, millised vajadused, millised turvanõuded, ohutusnõuded, millised jõudlusvajadused seal igasugused taga on, et te oskate natukene see peas ette kujutada. Miks me sellest räägime? Sest autonduse olukord on praegu selline, nagu ta on. Me ei saa seda eirata, et auto sisuliselt erineb kardinaalselt sellest, mis ta oli siin paarkümmend aastat tagasi. Et need autod on välimuselt sarnased, 4 ratast rool, eks ju, rooli võib-olla ka varsti enam ei ole, aga oma olemuselt nad on täiesti erinevad siis sellised tehnilised seadmed, et see mootor, mis neid käima paneb, siis mitte jõuallika mõttes mootor, vaid see, ütleme, see juhtimissüsteem on kardinaalselt erinev. Aga väga huvitav, vaatame, millest see siis koosneb. Mäletate, sissejuhatus erialasse meil oli üks loeng selle kohta, et kust autod tulevad, kuhu nad lähevad. Näitasin seal ajajoone peal erinevaid pilte, erinevaid automudeleid või erinevaid sõidukeid, tuleb meelde. Anton igaks juhuks noogutab, et õppejõud ei jääks ilma vastuseta, aga kas me tegelikult mäletame? No okei. Mis sa mäletad sellest? Niimoodi jooksid, aga rohkem... Aga mis seal alguses oli? Kõige alguses? Ennem autot? Vanker hobusega, jaa. Ma toon selle sama mõtte uuesti korra esile, et me nimetasime seda hobusega kaarikuks, jah. Et see tuleb, jälle ingliskeelsest terminist, et kui nüüd see hobune sealt kaariku eest ära kadus, mul on üks pilt jäänud siia juba ette, et see pidi küll hiljem tulema, aga kui see hobune sealt kaariku eest ära kadus, eks ju, siis seda kutsuti horseless carriage. Ehk siis me olime ajalooliselt harjunud selle kaarikuga, seal ees oli hobune ja me võtsime hobuse ära ja siis ta oli ikka kaarik, aga nüüd ta oli ilma hobuseta. Tal oli mingi ise liikuma panev jõud sisse ehitatud, mis oli siis sisepõlemismootor. Tegelikult ennem seda natuke oli elektrimootor ka, aga ütleme, peavoolu sõiduk ikkagi oli siis meil selline bensiini jõul või diislikütuste jõul või tegelikult oli neid kütuseid igasuguseid, mida kasutati, erinevaid alkohole ja mida iganes põletati.
et saime siis see kaariku, mis justkui ilma hobuseta toimetas. Ja see hobuseta kaarik on meil siis ajas, eks ju, siin arenenud läbi erinevate ajaloo etappide, et kuskil siin 2000ndate ringis, noh, tegelikult elektroonikaauto peale hakkas tulema siis, kui elektroonikatööstus ka arenes käsikäes seal, ütleme, 70-ndad, 80-ndad, 90-ndad, et 90-ndatel olid ka autode peal juba juhtmoodulid ja elektroonilised kontrollsüsteemid, andurid, täiturid, kõik olemas, eks ju. aga nad ei olnud selliselt tugevalt integreeritud, et meil oleks need süsteemid siis nagu auto kesknärvisüsteemiga ühenduses ja neid ressursse oleks jagatud väga autoüleselt, et nad pigem olid ikkagi eraldiseisvad süsteemid. aga nüüd ütleme null-nullindatel hakkas selline, noh selle ümber, ütleme 90-ndatel, 2000-ndatel hakkas selline tugev võrgustamine, integreerimine sisse, meil tekkisid siis sellised auto arhitektuurid, mida siis inglise keeles kutsutakse distributed architecture, kus meil on erinevate süsteemide eest vastutavad moodulid, nagu me oleme harjunud, juhtmoodulid, eks ju. Lugesime kokku neid meie Lexus õppesõiduki peal kuni 55 tükki, mis olid jagatud 11 erinevasse võrku, 5 erinevat võrgutüüpi. IQ-l oli neid vähem, eks ju, mõniteist oli neid mooduleid ja võrke oli vist äkki 3. et 3 erinevat võrku, et selline jagatud arhitektuur, kus meil on moodulid, erinevad võrgud, toimetavad oma toimetusi ja vahepeal jagavad infot ka, et noh, kõik ei pea näiteks, nagu te siin mainisite, eelmine loeng, et autokiirus või oli see mõne praktikumi ajal seal, et autokiirus tuleb ABS andurist. Ei tule, ABS andurist tuleb signaal. Seal signaali püüab kinni mõni selle eest vastutav moodul, kes loeb neid üksikuid pulsse ja transleerib selle siis iga ratta keskmise kiiruse põhjal siis auto mingiks liikumiskiirusest rattaandurist tulenevalt. Aga neid andureid, mille põhjal kiirust arvutatakse, võib olla veel. Me võime seda ka näiteks jõuülekande mõnest võlist tuletada, me võime seda siis globaalse navigatsioonisüsteemi seadmetest tuletada, me võime erinevatest kohtadest liikumiskiirust saada ja sellest siis enda jaoks vajalikku info välja võtta. Ja nüüd, kui sellest on vastutav moodul, siis see vastutav moodul paneb selle info võrku, näiteks CAN-i põhivõrku ja kõik moodulid, kes tahavad seda infot saada, nad võtavad sealt selle infokillukese välja iga kord, kui neil seda vaja või iga kord, kui see sõnum saadetakse võrku, nad saavad selle liikumiskiiruse uuenduse. Okei, me teame, kui kiiresti auto liigub, eks ju, tore. Et selline jagatud arhitektuur, kus siis on iga osakond toimetab oma asja, aga nad jagavad ka informatsiooni. Ja vahepeal, okei, me võime mingit juhtnööre jagada ka, teinekord on sellised käsutüüpi sõnumid ja nii edasi. Et nüüd oli hobusega kaarik, mis muutus ratastel arvutikeskuseks. Ma nimetan seda niimoodi, lihtsalt ma ei leia ühtegi paremat nimetust, aga kui meil on auto 4 ratast, mille peal on mitukümmend arvutit, no kuidas seda paremini nimetada? Ratastel arvutikeskus, eks ju. No serveri eesmärk on natukene teine. Serveri eesmärk on see, et ta peab teenindama kliente. Et kui meil on näiteks suur arvutivõrk, kus on palju üksikuid siis nii-öelda kliente taga, siis serveri eesmärk on see, et ta peab andma sulle selle info, mida sa tahad saada. Eks ju. Ja auto peal on ka selliseid mooduleid, teinekord on Gateway ECU näiteks, mis on siis serveri eesmärgiga tööle pandud, et oskab erinevatest võrkudest infot üle tõsta. Et on ka selliseid asju olemas. Küsimus on nüüd selles, me jõudsime ratastele arvutikeskuseni, aga see ajastu hakkab läbi saama. Huvitaval ajastul õpime. Ja mis siis järgmine etapp on? Mis tuleb edasi? Olete kuulnud? Ma arvan, ma olen seda maininud ka nii mõnegi korra teie kuuldes. Ma isegi imesta, kui ma eelmine loeng seda ütlesin. Et järgmine samm
Autonduses on siis tarkvara poolt määratletud sõiduk, kui eesti keeles paremat vastet kuidagi pakkuda terminile, mis siis inglise keeles on software defined vehicle. Mis siis iseloomustab seda tarkvara poolt määratletud sõidukit, on isejuhtimisvõimekused ehk siis need samad võimekused, mis kunagi olid siis hobusega kaarikul. hobune oskas ise koju sõita, eks ju, pubist, et siis kui omanik magama jäi vankris, et leidis ikkagi kodutöö ülesse. noh, täna hakkab autotehnoloogia jõudma tagasi siis sellesse etappi, kus ta oskab ise koju sõita või kuhu iganes vaja on. Me ei saa öelda, et ta hakkab jõudma, vaid tegelikult, nagu jällegi eelmine loeng mainitud, siis on täiesti reaalselt avalikult kättesaadavad esimesed teenuseosutajad maailmas ikkagi olemas, küll piiratud piirkondades, aga nad on olemas. Kommertsturul on olemas teenus täiesti autonoomse isejuhtiva sõidukiga. Me saame öelda, et nad on kohal, nad ei ole veel väga laialt levinud, aga ütleme, et tehnoloogia arengu kaugus on ikkagi nii kaugel juba. Neid iseloomustab hästi massiivne ühilduvus. See tähendab seda, et meil on kõikvõimalikud erinevad kommunikatsioonikanalid integreeritud juba. Me pärast vaatame mõnda pilti ka, kus me tunneme ära sealt need erinevad sisendid ja väljundid, mis võimaldavad siis meil igasugust erinevat traadita sidet, traadiga sidet liikuval asjal väga palju pole vaja. Ehk siis, kui meil auto sõidab, me ei saa ju tal traati järgi lohistada, et paneme mingisuguse kommunikatsioonikanali sinna külge, vaid me eeldame ikkagi, et kogu see suhtlus käib üle õhu. Ja väga suur kardinaalne muutus autonduses, mida varem ei eksisteerinud, mis varem oli suhteliselt selline, ütleme, margipõhiste teeninduste üks selline leivanumber, et autode tarkvara uuendamine, moodulite uuendamine. Olete praktika käigus või ise teinud oma autol? Kaua aega võtab mõnel vanemal mudelil? Kuni 5 tundi? Pool tundi? Aga kui vana auto oli? No täpselt, uus auto. Vaata, uuel autol on juba need kiiremad võrgud peal, mis võimaldavad seda sõita. Kui me räägime siin, ütleme, 10-15 aastat vana sõiduk, mis on OBD ainult üle CAN-i ja CAN-võrk oli meil, ütleme, 0,5 megabitti sekundis ja üle 0,5 megabittise CAN-võrgu tarkvara uuendus tundide kaupa võtab ja nüüd oleneb, kas sa uuendad ühte moodulit või sa uuendad kõik moodulite tarkvarad ära korraga. Et sellest tarkvara mahust oleneb ka väga palju, et kunagi, ma tean, tehti ka neid tarkvara uuendusi niimoodi, et auto jäeti öösel arvuti taha või ööseks arvuti taha, hommikul mindi vaatama, kas kõik on siis õnnelikult uuendatud või tekkis vahepeal mingi error. Ma ei tea, üks moodul ei saanud tarkvara uuendada, sellepärast mingi versiooni ühilduvust ei olnud ja siis hakkasid mõtlema, mismoodi sa need tarkvarad siis uuendatud saad. Ja muidugi kõik need tunnid, mis seal autot uuendati, need kirjutati kliendile arve peale ka, sest see on ju ometi suur töö, et sa paned autole arvuti järgi ja vajutad update'i nuppu. Aga kuidagi vaja kliendi käest ju ikkagi autotootjal kaudselt ka raha nii-öelda järelteenindusosakonnas, eks ju, teenida ja pakkuda head teenust. Kõik see tarkvara uuenduste tegemine, see maksab, see on tohutu arenduskulu. Aga tihti need tarkvara uuendused on hädavajalikud, sest nad annavad kas mingit paremat funktsionaalsust või ka mingid turvaohutusteemad, nagu me ka eelmine kord mainisime. Nüüd aga, mis see over-the-air update siis annab või mis suunas liigutakse, et üks suund on see, et su auto sõidab, ta on pidevalt võrgus ja ta natukene korjab mingeid andmeid, vaikselt tilgutatakse, ma ei tea, ta võib seal mitu päeva, ta ei pea kõike korraga alla laadima. Näiteks meil on gigabaidine andmeuuendus, me ei pea, ma ei tea, autot tee äärde seisma jätma sellepärast, et ootama, nüüd tõmban pilvest andmeid alla, et ära sõidavad ja ära tee midagi. Et sükest asja ei ole. Et kogub oma uuendused ära ja nii-öelda ebamugavamal juhul või mitte ebamugavamal, aga
pole nagu õiget sõna, kuidas seda nagu väljendada, on see, et me jätame auto seisma, siis ta võib-olla ütleb, et ta uuendab midagi ja lülitab ennast välja. Et järgmine kord, kui sa auto tööle paned, siis ta on juba uues versioonis. Või nüüd jällegi tänapäevasemate autotootjate puhul, kes on nüüd hiljuti nullist uute arhitektuuridega alustanud, nagu siin üks juhtiv elektriautotootja, on see, et kodu wifi'ga ühildub ära, tõmbab laadimise ajal öösel näiteks uuendused alla, uuendab ära, hommikul lähed autoga sõitma, saad teada kuskilt informatsiooni näidiku paneeli pealt, et mingid uued asjad on. Noh, tore. Mida oodata tulevikus on see, ma pärast põhjendan ka, miks see niimoodi on, et tegelikult uuendused saavad olema sõidu ajal live või hot update või mis iganes, kuidas me seda kutsume. Ehk siis me ei saa arugi seda, kui meil on süsteem töötab, olenemata, mis ta ohutustase on, siis see update tõmmatakse alla ja pannakse see uus versioon sõidu ajal arvuti mällu ja ta töötab automaatselt uue versiooni peal, nii et me ei saa arugi, et auto on ära uuendatud. Mingi süsteemi osa on ära uuendatud või midagi muud. Ja miks see niimoodi on, sellest räägime ka tänase loengu jooksul. Trend on see, et võrkude ja juhtmoodulite arv väheneb. Jällegi, miks see nii on, kohe näitan pildi pealt. Ja muidugi kõik see, mida nagu andmemahukamaks me seda erinevaid vajadusi, nõudeid auto puhul ajame, seda rohkem muidugi nõuame ka siis arvutusjõudlust ja see arvutusjõudluse nõudlus võrreldes siis vana arhitektuuriga öeldakse, et on kuskil 10 korda suurem. Ehk siis meil on, ütleme piltlikult öeldes 10 korda vähem arvuteid, aga me tahame 10 korda rohkem arvutada. Mismoodi see võimalik on? Et kuidas me nüüd arvutame 10 korda rohkem? Täpselt nii ongi, võimsam riistvara. Et mismoodi said, ütleme, ajas, jah, ma ei hakka siin erinevaid süsteeme nimetama, et see võib olla natuke eksitav, aga ütleme üldpildis, ütleme siin sellised 80-ndad, 90-ndad, nullindad, et mismoodi näiteks operatsioonisüsteemid muutusid kiiremaks. Nad ei muutunud tarkvaraliselt võib-olla väga palju optimaalsemaks või paremaks, aga arvutiprotsessorid läksid kiiremaks. Ehk siis sisuliselt, kui sul oli üks ja sama süsteem, kui sa tahtsid, et see muutuks kiiremaks, ei pidanud mitte midagi muud tegema, kui ainult ootama. Et ajas lihtsalt protsessorid läksid kiiremaks. Piltlikult öeldes, illustreerimaks seda näidet. Aga nüüd juhtub see sama asi, et kui autonduses varasemalt on olnud väga spetsiifilised kontrollerid, väga spetsiifilised mikrokiibid, mida kasutatakse erinevate süsteemide juures nii signaalide muundamiseks kui sisendite, väljundite juhtimiseks, mõõtmiseks kui siis ka toite muundamiseks, mis iganes, kõik vajadused meil on, siis ka need mikrokontrollerid ise olid nagu suht süsteemi põhise ütleme siis suunitlusega, ehk siis ASIC või Application Specific Integrated Circuit. Ma arvan, me nendest terminitest rääkisime äkki eelmine kursus, kui rääkinud, siis tasub kõrva taha panna. Ja FPGA-d ehk siis Field Programmable Gate Array'd samamoodi eraldi kiibi tüüp, mis siis annab võimaluse seda kohandada teatud spetsiifiliste vajaduste järgi. Nüüd jällegi hästi suur uuendus ja jällegi ma näitan paar slaidi edasi teile siis ka pilte sellest, et mis siis nendes autonduse, nendes mikrokiipide arhitektuurides muutub, on see, et meil tulevad rohkem üldotstarbelised kiibid kasutusele, ehk kui me tahame ju mooduleid vähendada, vähendame erinevaid arvuteid, et üks arvuti peab suutma täita rohkem erinevaid eesmärke ja mismoodi seda saavutatakse, sellest kohe lähemalt. Ja
andmesidemahud, samamoodi eriti needsamad traadita andmesided, siis autosisesed traadiga andmesided, autosisene traadita, võib-olla on seal Bluetooth, muud mingid nutiseadmete ühilduvused, auto juhtpuldid. Ehk siis pilt sellest kokkuvõtvalt, millest me just rääkisime. Et see oli siis see auto arhitektuur, mida me nimetasime ratastel arvutikeskuseks. Tunneme ära erinevad võrgutüübid. See ei ole nüüd täpne pilt sellest, et milline üks auto on, aga et illustreerida seda, et meil on siis erinevad moodulid, mis on erinevate võrkudega ühenduses ja neid on auto peal mõniteist, mõnikümmend, mõningal juhul ka 100+ olnud ajaloos, kuhu me tahame liikuda autoarhitektuuriga, on siis selline suund, mis oli siis, mida me nimetasime tarkvara poolt määratletud sõidukiks, kus eksisteerib siis üks, võib-olla paar keskset arvutit, mida kutsutakse siis ingliskeelse terminiga central compute, ehk siis keskne arvuti, mis siis jooksutab mitut erinevat süsteemi korraga. Ehk siis me ei ole enam süsteemipõhised moodulid, vaid meie üks arvuti on mitme süsteemi eest vastutav. Ja süsteeme arendatakse tarkvaraliselt. Tarkvara poolt määratletud sõiduk. Autosisene võrk esialgu kindlasti on palju hübriidlahendusi, kus meil on selline ikkagi CAN ja LIN või CAN FD ehk siis Flexible Data Rate versioon sellest tükk aega veel kasutuses, aga ta päris kindlasti liigub väga tugevalt Automotive Etherneti poole. Ehk see jääb auto põhivõrguks mõneks ajaks. Ja nii mõnegi näite puhul jällegi võib öelda, et see kogu auto andmeside õnnestub ühes Etherneti kanalis või ühes kaablis nii-öelda ära majandada, kui saadakse see 1 gigabaitine Automotive Ethernet tööle. Kui meil on 100 megabitine Automotive Ethernet, siis ühest kanalist ei pruugi piisata, et siis tehakse paar paralleeli, aga sellegipoolest suurem osa majandatakse ära, aga keskarvuti poolt vaadatuna me ei saa ühilduda kõigega. Et see oleks väga-väga mahukaks, sest kui me vaatame kokku kõik andurid ja täiturid, mida meil on vaja majandada sõiduki peal ja nad asuvad eri kohtade peal, auto ees, taga, külgedel, laes, katusel, põhja peal, põhja all, toolid istmetes sees, armatuuris igal pool, ehk siis nagu kujutate ette auto juhtmestust, komponentide asukohta. Siit siis keskarvuti poolt vaadatuna meil on ikkagi vaja ka perifeeriat kuidagi paremini ühildada. Selleks kasutatakse siis selliseid tegelasi, mille nimed on tsoonikontrollerid. Ehk siis meil on ikkagi jagatud auto eri nurkadesse ära siis sellised tsoonikontrollerid, mille järel on siis andurid, täiturid, aga see tsoonikontroller ei pruugi olla ise ühegi süsteemi eest vastutav. Ta lihtsalt majandab, et kas ta annab mõnele siis täiturmootorile näiteks toidet peale, ma ei tea, tahame akent üles lasta, meil on ukse sees tsoonikontroller või kuskil armatuuri all nurgas ja sealt läheb meil siis reaalne mingisugune juhe, mitte toitejuhe, aga näiteks mingisugune linnijuhe aknamootorisse ja antakse käsklus, et ole hea, tõsta see aken üles, aga me ei pea seda majandust vedama keskarvutisse. Ehk siis kõik, mis on nii-öelda lähikomponendid, majandatakse ära tsoonikontrolleritega ja nii andurite lugemine, täiturite majandamine ja andmeside siis vastavate erinevate lahendustega. Ja see on siis see suund, kuhu meil autondus täna väga tugevalt liigub. Kõik nende auto elektroonika kiibi tootjate siis
viimase aja sellised info edastused on suht üht meelt selles osas, ma ei ole kuskil näinud erinevat veendumust või suundumust ja autoelektroonika tootjad samamoodi täpselt räägivad sama juttu. Vaatame siis korra otsa sellisele asjale, mille nimetus on tulegi selle ingliskeelne vaste meelde praegu keele peal, saaks välja öelda, on OSI mudel. Üks asi, mida ma ei taha näha teie uurimistöödes, kui te hakkate kirjalikku uurimistööd esitama. See on hästi lihtne, ma tean, et noh, ma tean, ma pean tarkvara kohta näiteks töö tegema, siis ma panen selle OSI mudeli omale sinna süsteemi tarkvara kirjelduse juurde. Kui teil on hästi spetsiifiliselt vaja näidata, et vot mul on selles kihis mingisugune teema, mis seostub selle uurimistöö teemaga ja ma pean selle oma sinna kirjalikku töösse sisse panema, jah, võib. Aga see on üks tabel, mida muidu ma näen liiga tihti lihtsalt selleks, et mahtu täita. Aga mingit sisulist seost nagu tööga endaga ei ole infoks. Aga miks me seda peame teadma? Me ei pea, ütleme kõike siin, mis on selles tabelis kirjas on, väga selgesti pähe õppima ja une pealt teadma, et sellised asjad eksisteerivad, vaid tähendab teadma peame, et need asjad eksisteerivad ja mis selle mõte on see, et kui me tihti vaatame esmaselt neid mingisuguseid autosüsteeme, me alati vaatame füüsilist kihti, et seal on mingisugune andur või mingisugune juhe või mingisugune füüsiline asi, mida me saame käega katsuda. Aga kui me vaatame neid süsteeme, et mida me tahame saada, mis on see süsteemi selline eesmärk või mida ta täidab, et siis me tegelikult vaatame neid ülemisi kihte, samad rakenduskiht ja esitluskiht ja muud sellised, et see vahepealne osa peab olema siis kaetud erinevate süsteemsete selliste lähenemistega, mis on igal kihil on natuke oma selline teadus, et mismoodi kõige paremini neid erinevaid eesmärke täita, et kuidas võrku infot saata või milliseid suhtlusprotokolle kasutada või kuidas siis kasutajale infot esitada või mis iganes need erinevad sellised väljakutsed on. Aga kui me selliste kihtidena asjadele läheneme, siis on suuri abstraktseid süsteeme palju lihtsam teha kui see, et me üritame süsteemi arendada läbisegi niimoodi, et meil on kõik asjad siis justkui ühes sellises mingisuguses kogus, aga pikas perspektiivis ja suures plaanis kihistunud arhitektuur võimaldab meil arendada eraldi madalamaid kihte, mida ongi tehtud autonduses nüüd seesama Autosari standard, mida eelmine kord siin praktikumide ajal mainisin, et me saame need kihid üksteisest ära eraldada, kui meil üks asi töötab väga hästi, me saame rakendada seda teiste süsteemide peal ja meid ei huvita, mis seal allpool või ülevalpool kihis toimub. Meil see mingisugune vaheetapp töötab nagu ülihästi. Et see on üks asi ja nüüd tulles siis selle sama, mis on siin paremal pool see keskarvuti ehk see central compute, tulles nüüd selle näite juurde, et mismoodi ta siis mitut erinevat süsteemi korraga jooksutab. Et siin on ühe sellise näite siis selline illustratsioon, et meil jooksutatakse siis selles inglise keele termin on, eks ju, microcontroller unit, MCU, et ühes selles kiibis jooksutatakse, arvutikiibis jooksutatakse mitut erinevat virtuaalmasinat paralleelselt ja korraga. Et tõesti paljud kindlasti on oma arvutite peal virtuaalmasinatega kokku puutunud mingil põhjusel, et on mingit erinevat asja katsetanud, siis saab, no ma ei tea, näiteks Windowsi arvuti peal Linuxit jooksutada või mis iganes operatsioonisüsteemi, aga ta eksisteerib eraldi mullis ja neid mulle võib kõrvuti paralleelselt olla mitu tükki
et sul on ühes aknas on Linux, teises on mingi Windows XP ja kolmandas on Mac OS või mis iganes, et paralleelselt ühe arvuti peal, mis jookseb hoopis, ma ei tea, Windows 11 peal näiteks, on ju. Et me jooksutame nagu, aga kõik see jookseb ju arvuti peaprotsessori peal. Lihtsalt, kuidas seda saavutatakse, on see, et me nende süsteemide jooksutamiseks jagame ressursse. On teis keegi virtuaalmasinat seadistanud oma arvuti peal? Nii, kui sa hakkad seda tegema, paned selle programmi, mis seda võimaldab käima, mida ta su käest küsib? Jaa, aga kui sa hakkad seda virtuaalmasinat seadistama, seal tekivad mingid slaiderid, mingid asjad ette, sa saad liigutada edasi-tagasi. Ja sa saad valida, kui palju sa arvutiressursse talle annad. Näiteks ütled, et sa saad, ma ei tea, 4 gigabaiti RAM-i ja sa saad 10 gigabaiti kõvaketast. See antakse talle, vot kasuta oma otstarvete jaoks ära, eks ju. Et, et see on see ressursside jagamine, et tegelikult meil on ju see protsessor, ta võib arvutada mida iganes. Ta lihtsalt liidab, lahutab, korrutab ühtesid-nullisid. Okei, seal on küll väga palju nüüd tänapäeval autonduses eriti spetsiifilisi selliseid igasuguseid lisaosakondasid, mida me pärast pildi pealt ka vaatame, mida tuleks tähele panna. Aga protsessor kui selline siis on ju mitmetuumaline tänapäeval, et seesama central compute protsessor tihti ta ongi, on ta seal 4-tuumaline, 6-tuumaline, 8-tuumaline ja kui me vaatame, kuidas see trend läheb, siis me väga selgesti võime ennustada, et neid protsessori tuumasid, core, neid tuleb ainult juurde. Ehk siis ei ole ka väga imekspandav, kui varsti on meil 16-tuumalised protsessorid arvutid autodes või 32, sest ta ei oma tähtsust, palju sa neid sinna paned lõpuks. Sa võid panna neid ka 100 tuuma sinna kõrvuti ja las arvutavad. Et ta ei ole eriline kunst, lihtsalt küsimus, et kas seda on vaja. Mida suuremaks me seda protsessori nii-öelda layout'i või pindala ajame, seda raskem on teda autonduse keskkonna jaoks tööle panna, sest ta peab vastu pidama väga raskes keskkonnas, nagu me rääkisime kevadel autonduse väljakutsetest elektroonika vaates, eks ju. Aga sellegipoolest see suundumus on, et meil tulevad neid protsessorid ainult võimsamad ja suuremad ja nad ei ole oma jõudluse poolest veel ligi lähedal praegu siin ütleme nutiseadmete ja lauaarvutite, mis on ütleme niisugune paar gigahertsi arvutus taktsagedus, eks ju, siis autonduses on no ütleme 400 megahertsi, seal mõned on 600-700, mida ma näinud olen. Aga üle gigahertsi ma ei ole väga kohanud, et oleks autonduses veel kasutuses ja teisest küljest ei olegi vaja veel. Aga see ongi see, et mida jällegi kiiremaks ja paremaks me üritame seda autonduse kontekstis ajada, seda suuremad ja raskemad elektroonilised väljakutsed tekivad, et need nii-öelda funktsionaalse ohutuse ja muud tänapäevased sellised nõuded oleksid kõik täidetud. Ja mida me siit pildi pealt siis näeme veel, et meil on need erinevad virtuaalmasinad, mis on siis erinevad süsteemide jooksutamiseks tarkvaraliselt arendatud ja kui me räägime sellest over-the-air update'ist, siis mida tehakse, laetakse alla virtuaalmasina uus versioon ja jooksutatakse see üles, võetakse kasutusele vana virtuaalmasina, see, mis jooksis, see visatakse siis nii-öelda kõrvale või prügikasti. Aga mida need virtuaalmasinad teevad, nad annavad siis mingeid arvutussoove või ülesandeid protsessorile, et mul on vaja arvutada mingit tulemust, mingit numbrit, mis iganes, task'id, eks ju, et me tahame saavutada midagi. Ja vahepeal on siis selline tegelane, mille nimi on hüperviisor, ehk siis virtuaalmasinate haldur, kes siis jagab ressursse jooksvalt, et kui palju kuhugi mõnele virtuaalmasinale siis erinevaid arvutusjõudlusi pakkuda, nii siis neid protsessori tuumasi, siis thread'e võib-olla, oleks õige ütelda, ja mälu erinevad operatsioonid, kui palju me kellegile virtuaalmälu anname.
ja nii edasi. Et no mälu puhul on ka huvitav asi, et nüüd öeldi seda, et autotootjad peaksid valima alati või nende süsteemide arendajad peaksid alati valima topeltsuurusega mälu kui see, mis neil praegu on eeldatav vajadus. Et oletame, et me eeldame, et meil on vajadus näiteks 4 megabaiti flash'i selle protsessori sees, siis võtke kohe 8. Sest kui hiljem tahate hakata neid uuendusi tegema ja siis need asjad paisuvad ja enam ei mahu ära. Et me ei saa lähtuda tänasest vajadusest, me peame ette vaatama ka, et meil ootavad tuleviku sees uuendused, mis nõuavad rohkem mälumahtu. Ja palju neid virtuaalmasinaid paralleelselt jooksutada ühes protsessoris oleks mõistlik, ei oska öelda, aga see annab meile võimaluse ja me võime tulevikus neid süsteeme näiteks jaotada, et me näeme, et meil on mõistlik tekitada mingisugune jaotus, et kui meil ennem oli näiteks, no ma toon hästi sellise piltliku näite, et meil on rooli juhtimine ja elektripidurid näiteks on ühe ohutussüsteemi all koos ühe paketina ja jagame selle pooleks. Võtame ainult rooli, võtame ainult pidurid eraldi. Las nad võib-olla vahepeal suhtlevad omavahel, aga me tahame täpsemalt kontrollida mingisuguseid aspekte, jagame need 2, lõhestame ära, 2 eraldi virtuaalmasinat jooksevad paralleelselt. Me saame tarkvaraliselt seda teha, meil on see võimalus olemas. Ennem ei olnud. Ja kuidas me neid süsteeme üles ehitame, meid enam ei huvita väga see, mismoodi see füüsiline konfiguratsioon, mismoodi see keskne arvuti on ühendatud nende tsoonikontrolleritega ja mismoodi need vidinad tsoonikontrolleritad, see on meid ei huvita. Sellepärast me saame kõik selle, kuidas me seda süsteemi juhime, tarkvaliselt ära abstraheerida. See tähendab seda, et meil on olemas standardsed funktsioonid ja käsud, et kui me tahame midagi juhtida, me kirjutame tarkvaras mingisuguse käsu või funktsiooni kutsungi, me ütleme, mida me tahame saavutada, aga kuidas ta nendes alumistes kihtides toimetab, see meid enam ei huvita. See on see, mis tähendab tarkvariselt määratud auto. See on see, mis on nagu uuenduslik suund, mida varasemalt ei olnud. Ja mida ma piltlikult tahtsin veel välja tuua, nüüd ma ei tea, kas see oma omadustelt täpselt nii on, see on minu selline punktide kokkupanek, et kui meil on need erinevad käsutüübid, mis on siin erinevate värvidega, vaadake, 2 noolt on punased erinevates süsteemides, 2 noolt on rohelised erinevates süsteemides, virtuaalmasinatest, siis me saame neid ju vajadusel ka grupeerida, et kui meil hüperviisor jagab neid ressursse, et siis me need ühte tüüpi soovid anname ühele arvutituumale näiteks. See ei tähenda, et see niimoodi on, aga see võimalus, et me saame ju ka neid ressursse kombineerida ja teist tüüpi sellised vajadused anname siis näiteks teisele arvutituumale. Et erinevad lähenemisvõimalused, mismoodi me saame siis seda ressursimajandust teha, aga jällegi seda võtke väikese sellise ekstrapolatsioonina. See extrapolation on eesti keeles. Et väikese sellise illustratsioonina, jah. Vaatame siis ühte konkreetset näidet. Jällegi, kes teevad riistvara puhul neid uurimistöid siin. See on üks hea näide selle kohta, et mismoodi asjale otsa vaadata. Et kui me vaatame siis seda ühte konkreetset Central Compute eesmärgil loodud või kasutusel olevat Kiibi arhitektuuri või süsteemi, neid on palju erinevaid erinevatel tootjatel, et kui meil on see üks tootja on siin NXP, siis meil on veel ST, Microelectronics, Microchip, Infineon ja nii edasi, et neid autonduse kiipide tootjaid on üksjagu. Vahepeal ostavad üksteist üle ja nii edasi. Aga mis siin Kiibi sees erinevad osakonnad, mis siin huvitavat on? Hakkame pihta siis kesksest siis moodulist. Kas siin tänapäeval saab mingit suurendusasju ka teha või? Vaatame. Äge. Et on meil siis need tuumad, mis siis arvutavad
virtuaalmasinate poolt saadetud neid ülesandeid, eks ju, nad jooksutavad enda sees ka mingisugust baas operatsioonisüsteemi, nii nagu on arvutite peal on BIOS näiteks, et me üldse saaksime siis nii-öelda seda süsteemi boot ida, et meil peab olema mingisugune algpunkt, et kust, kui me paneme voolu järgi, et see kiip hakkab kuidagi toimetama, ta jookseb ennast siis operatiivsesse seisukorda, kus ta jääb ootama mingisuguseid käsklusi, ütleb, et kiip teeb oma kontrollid ära, ütleb, minuga on kõik okei, hakkame aga pihta tööga. Ja siis meil on mingi tarkvarapakett, mida hakatakse seal peal jooksutama, aga täna see tarkvarapakett on erinevad virtuaalmasinad, mis tahavad korraga kõik tööd. Tada, aga nad kasutavad siis seda osakonda, kus on siis meil need erinevad ja kui te vaatate Cortex M7 või Cortex A53, teil võib olla paljudes oma nutitelefonides näiteks mingi Cortex tüüpi protsessor, mis on siis ARM, olete kuulnud? Sellist firmat, ettevõtet, ARM tüüpi protsessorid. Ehk siis nutiseadmed on enamus ARM tüüpi protsessoritega, kuna ta jõudlus on piisavalt hea, aga võimsustarve kordades väiksem kui siis X86 tüüpi protsessoritel. Autonduses on kasutusel ARM tüüpi kui X86 tüüpi, kui veel üks uus tüüp, millest ma pärast räägin. Et ja näeme ka seda, et neid core või tuumasid on siin juba, näete, ühte on 3 tükki, siis on siin, kus me saame laseri ka tööle panna, ei saa ilma Zoomiga koos ei saa laserit kasutada, vot Microsofti arendajatele väljakutse. Et me näeme, et siin on 3 M7, 2 A53 ühes, mis klaster on? Klastris, ütlemegi klaster, vot ja eestikeelne sõna. Ühes klastris 2 tuuma, järgmises klastris 2 tuuma ja seesama, mida ma eelmise slaidi peal rääkisin, me võime neid klastreid järjest panna, aga juurde sinna kiibi peale teeme seda kiipi ainult suuremaks ja arvutame ainult rohkem, eks ju. Aga siis meil peab olema ka võimalus kuidagi need omavahel kokku siduda, kõikide need kiibid ise peavad omavahel suhtlema, mitte kiibid, vaid tuumad siis, et tuumad peavad suhtlema siis mingisuguste muude osakondadega, et on siis tavaliselt vahepeal mingisugune ühendussild, mis on siis üks tootja nimetas seda Interconnect Matrix või midagi taolist, 12 kanalit. Isegi ei saanud aru selle pildi pealt, mis seal kõik need kanalid oli, aga see oli joonistatud niimoodi risti selline diagonaaljooned lihtsalt, et kõik asjad on omavahel ühenduses. No tore. Aga peame sellega arvestama, et kiibid tahavad ühendusi. Hakkame siit vasakult ülevalt pihta, mis on meie jaoks veel oluline. Oluline on see, et me oleme Tallinna Tehnikakõrgkoolis, näeme vasakul üleval nurgas, eks ju. Teine järgmine oluline osa on siis mälu, mida just mainiti, et mälu mahu valimine, et ta oleks ajaloos tulevikukindel, mitte ajaloos, vaid tulevikus tulevikukindel, jah. Siis erinevad tüüpimälud, mille jaoks neid kasutatakse. Siin me näeme, et uuematel autonduse kiipidel on ka juba DDR4 RAM võimekus peal olemas, aga RAM-is ei hoita tööks vajalikku mälu, eks ju, tööks vajalik mälu hoitakse ikkagi kiibil lähemal. Me näeme, kiibi sees on ka mälu, see jäi enne mainimata, siin on 32 kilobaiti, see on siis, peaks olema L-cache, siis cache mälu, mis on kiibil põhimõtteliselt külje all, sinna ta pääseb hästi kiiresti ligi ja me saame hoida seal näiteks hetkel tööks vajalikku informatsiooni mingises väheses mahus, et kas mingisuguseid muutujate väärtuseid sisse lugeda, peale arvutamist tagasi kirjutada, mis iganes või operatsioone, et mis need järjestikud operatsioonid on, mis me tegema peame, et me saame selliseid asju mälus hoida kiibi lähedal. Ja kiibi välised või selle tuuma välised mälud lähevad siis järjest oma mahult suuremaks, aga mis järgmine sõna oleks? Lähevad
mälud suuremaks, aga mis pakute? Aeglasemaks. Mälu lugemise aeg ehk kui kiiresti me saame mälust infot kätte, läheb aeglasemaks. me üritame küll, okei, neid RAM-mälusid ja igast asju üritatakse kogu aeg teha kiiremaks, et me saaksime kiiresti sisse kirjutada, kiiresti välja võtta. Eriti noh, piltlikult öeldes eriti hull oli asi, eks ju, vanasti, ma ei tea, diskettidega, olete kasutanud sellist asja? Floppy disk. Mina tulen sellest ajastust, kus floppy disk oli ainuke meetod, mõistlik meetod arvutiprogrammide installimiseks. seal oli kuskil floppy diski peal, nagu täna on meil mälupulk umbes, eks ju, oli mingisugune, ma ei tea, arvutimäng näiteks. Ja tahtsid seda installida, siis ta oli nii mahukas, et ta läks mitme diski peale. Ja siis sa pidid ükshaaval neid diske arvutisse sisse lükkama järjest ja siis ta hakkas lugema, tegi mingeid imeliku hääli seal ja siis ootasid seal, kui need imelikud hääled ära lõppesid, siis vahetasid disketi ära ja siis jälle ootasid. nüüd see arvuti kasutamine oli ainult üks suur ootamine, eks ju. nüüd kõvaketaste puhul vanasti, me võime juba öelda vanasti, jah, olid siis meil keerlevad kõvakettad. täna enamus uued arvutid on ainult SSD-de peal, keegi ei pane enam naljalt keerlevat kõvaketast sisse, kui ta just ei ole mingisuguse nõuete tõttu. enamus on juba kaetud SSD-dega, isegi arvutikeskused on tihti juba SSD mälude peal. pöörlevat asja ei ole enam vaja. ja seal on see pöörleva asja kirjutamise kiirus oli üks, eks ju. täna SSD kiirus on ikka kordades kiirem, kui olid need tolleaegsed tehnoloogiad, et see on meeletu, noh, nii-öelda selline arvutikiiruste arenguhüpe, mis on ajas toimunud. ja see puudutab ka just seda mälu lugemise kiirust. et me üritame küll neid väliseid osasid kogu aeg teha kiiremaks, aga ta ei ole kunagi nii kiire kiibi jaoks kättesaadav informatsioon, kui me saame selle kätte sealt samast cache mälust, mis on siis seal kiibi sees. Mida siin osad tootjad üritavad teha, on see, et nad üritavad kogu need välised osakonnad ka panna kõik ühe selle protsessori paketi sisse. Et oleks kõik kiibile nii lähedal, nende tuumadele nii lähedal kui võimalik, et paneme selle RAM-mälu ka sinna protsessori paketi sisse. Lihtsalt kleebime talle suurema metallist kaane peale, see kiibi pindala on suurem, aga need mäluosakonnad on kõik võimalikult lähedal seal. Nüüd kõikide nende süsteemide puhul hästi oluline teema on jällegi ohutus. Meil peavad olema siis erinevad ohutusvõimekused. Siin võib-olla, mida ma ära mainiks, on siis debug and trace unit selle tõttu, et arenduse või siis selle kiibiga töötamise käigus me tahame teada, mida see kiip parasjagu mõtleb, mida ta näeb. Et kuidagi sellest teada saada, siis on olemas sellised liidesed, mis annavad meile kiibi mälu olekust ülevaate, me saame üksikuid mäluaadressi jälgida, me vaatame, kas mingi muutuja mälus on selle väärtusega, mis ta peab olema või mitte, või me vaatame, küsime, et mis sa seal sisendis või väljundis parasjagu näed, aga me ei kasuta sellist tehnoloogiat, nii nagu me tegime siin eelmine kursus, kus me ütlesime, et print ja mis iganes väärtused näha seda konsoolis, et mis ta siis meil välja prindib. Vaid on olemas eraldi debug tööriistad, mis siis annavad meile võimaluse näha nii-öelda otse kiibi sisse, umbes nagu, ma ei tea, inimesele pannakse elektroodid külge, näeme, kuidas süda töötab, täna pannakse juba mingisugune peavõru pähe, vaadatakse, mida inimene mõtleb, et sellised tööriistad võimaldavad veel siis kiibi hingeeluga paremini kursis olla tema arenduse käigus. Teistpidi, see võib olla ka oht sellest paari slaidi pärast. Erinevad ADC-d, mis need olid? Eelmisest kursusest õppisime. 2 terminit oli ADC ja DAC. Tuletame meelde. Analog digital converter ja vastupidi. Eks ju.
et tal peab olema ikkagi mingi võimekus analoogmaailmast aru saada. Kui me näitame talle mingisugust pinget, ta peab aru saama, kui suur see pinge on, ehk siis ta peab olema võimeline konverteerima need pingeväärtused siis ühtedeks ja nullideks, sest analoogkiipe kui selliseid autonduses väga kasutuses ei ole. On analoogelektroonikat on kasutuses küll, aga mis on analoogelektroonika, on omaette teadus. Autonduse puhul tihti on mixed ehk siis on nii digitaalelektroonika kui analoogelektroonika läbisegi. Aga me ei lähe sinna sügavustesse sisse praegu. Siis erinevad kommunikatsioonikanalid, SPI oli, mäletate, kiipide vaheline suhtlus, on ju. I2C on samamoodi, kasutatakse erinevate, ma ei tea, komponentide vaheliseks suhtluseks, aga ta on SPI-st on natuke erineva suunitlusega. Siis network'i osakond, me näeme siin kõiki tuntud nimesid juba nagu CAN ja LIN ja FlexRay ja nii edasi, et see kiip on võimeline suhtlema nendes, et siis tavaliselt me konfigureerime kiibi nendest sisenditest, väljunditest mingid pinnid ära, et vot sina suhtled selles kanalis, aga me võime neid sisend-väljund-pinne kasutada ka täiesti vabalt mingi muu otstarbe puhul, et see kiibi konfiguratsiooni võimalused annavad meile siis neid erinevaid asju teha. Me näeme, et siin on üks networking osakond, ma jätan korra selle lilla kasti siin vahele, tuleme selle juurde tagasi, ma hüppan siit korra üle ja vaatame teist networking osakonda. Me näeme, et meil on Ethernet täiesti eraldi osakond. Ehk siis see, et meil autonduses hakkab olema Ethernet põhivõrk, tegelikult tähendab ka seda, et nendel kiipidel hakkab olema täiesti eraldi osakonnana see kogu Etherneti majandus ja sisuliselt tähendab seda, et kõikidel autokomponentidel on oma IP aadress. IPv6 siis. V4 vist väga täna enam ei kasutata. Ja siin me näeme, et legacy networks, et samamoodi need, mida me just mainisime, aga mida legacy tähendab? Ajaloolised asjad. Võimalused on olemas, aga tegelikult panused paneme ikkagi interneti peale autonduses. Tuleme siia lilla kasti juurde, siis security, ehk siis meil peavad olema nendesse kiipidesse sisse ehitatud täiesti eraldi seisvad ohutusfunktsioonid, ehk siis see on paar slaidi. Me edasi võib-olla lähmegi sinna, et räägime siis selle jutu ka ära, mis seda ohutust puudutab. Nii. Need nõuded, mida me sellest central compute'ist või keskest arvutist tahame saada, ta peab olema, eks ju, turvaline. See turvalisus tähendab nii füüsilist, tarkvaralist, võrkude kui tulemüüride siis turvalisus. Järgmise pildi peal on selle füüsilise kohta üks selline hea näide ka, aga mis mõte on see, et või tulemüürid ja et kui me teeme mingisuguse sellise elektroonikatoote valmis, sellel on kohe erinevad värvi mütsidega häkkerid kalal. Musta värviga mütsiga on valge mütsiga, on halli mütsiga häkkerid, kõik võimalikud varjundid seal vahepeal. Et kõik otsivad kohe, et oota, äkki ma leian mingi vea sealt. Musta mütsiga häkker üritab sealt viga leida siis kurjategevustega. Valge mütsiga üritab, et ta leiab selle vea üles, et annab tootjale teada, kuule, ma leidsin vea su süsteemist korda vaata, et ta on nagu eetiline häkkimine, aga ta eesmärk, miks ta seda teeb, on see, et ta lihtsalt tahab oma oskusi proovima panna, ta teada, kas ta saab sellega hakkama. Aga kuidas me siis saame teada seda, et on erinevad meetodid, kuidas läheneda tulemüüri nii-öelda piltlikult öeldes kivisid kangutatakse, et äkki mõni logiseb, ei ole hästi kinni, äkki me saame kuidagi ligi, eks ju, kas siis läbi nende võrkude, äkki me leiame tarkvaralise mingisuguse bugi, putuka. Ma rääkisin teile, kus see putuka teema tuli või? Miks meil on arvuti tarkvaras putukad, bugid? Peaaegu, aga mitte kodus, vaid arvuti sees. Kunagi, kui arvutid olid koosnenud vaakumlampidest, ennem transistoreid, siis vaakumlambid ikkagi ju helendavad, eks ju. Ja putukad kippusid sinna vahele lendama ja siis nad tekitasid lühiseid nendes arvutites. Ja inimesed käisid siis debug'imas, eks nad füüsiliselt korjasid putukaid arvutite seest välja. Sellest ajast saati on siis selline termin nagu debugging jäänud. Et
tarkvaraliselt jah, et siis proovitakse leida mingisugust võimalust, et äkki on jäänud tarkvaraviga kuskil sisse ja saadakse siis selle kiibi üle kontroll. Ja tihti ta on kombinatsioon füüsilisest ja tarkvaraveast. Et me anname kiibile mingisuguse ekstreemolukorra, kuhu ta tavaliselt ei satu, tarkvaras ei ole seda viga ära kaetud ja ongi meil füüsiline või antud siis ligipääs sellele kiibile. Ma näitan järgmise slaidi peal ühte videolõiku ja te saate seda video pärast ise klikkida, otsast lõpuni läbi vaadata ja vaadata veel videosid sel teemal. Et kuidas siis reaalselt füüsiliselt üks selline protsess välja näeb, mis keerukustase, mis sammud seal tehakse. Et te olete kursis, et sellised asjad autonduse peal eksisteerivad. Ja kõik see kogu aeg peab olema siis ka ju see kiibiga tagatud see funktsionaalne ohutus. Mõned nendest vist ma mainin ka ära seal järgnevate slaidide peal, aga mis seda funktsionaalset ohutust puudutab, aga see funktsionaalne ohutus tähendab seda, et tal puuduvad rikked, nii elektroonilised, tarkvaralised, füüsilised. Et see füüsiline tähendab seda, et meil ei ole ükski komponent füüsiliselt katkiv, näiteks seal kiibi sees või trükkplaadi peal. Tarkvaralised rikked näiteks see, et keegi ei ole mingit javakoodi kirjutanud, mis ei kontrolli sisendeid, väljundeid tarkvaralisi või on parimate praktikate vastu ja teatud tüüpolukordades teeb mingit jama meil. Et see on see funktsionaalne ohutus, mis siis tagab selle, et süsteem peab töötama nii, nagu ta on ette nähtud, aga see ei ole see teine, mis meil oli siis süsteemi soovitud funktsionaalsuse ohutus, need on kaks eri asja. Ja kui esinevad siis mingisugused tõrked, meil peab olema fallback ehk siis mingisugune tagavaraplaan. Safe mode, nagu te olete võib-olla kuulnud või on kutsutud, siis et kui autosüsteemiga midagi juhtub, eriti kui need süsteemid on siis klassist ASIL D, erinevad klassid on siis ASIL A, B, C, D, et kõik, mis puudutab ASIL D-d, ASIL D on siis selline, sellest me äkki teeme järgmine loeng ülevaate, mis need ohutusklassid on. Et kui selle süsteemi rikkega on suur tõenäosus, et sellega kaasnevad näiteks väga rasked vigastused või surmaga lõppevad õnnetused, siis see süsteem on nii-öelda ASIL D-klassis ja sellel peab olema kindlasti tagavara. Seal ei saa olla, et meil lõpeb mingi elutähtis funktsioon, lõpeb autol korraga ära ja kõik otsas. Et sellised nõuded on. Nüüd, mis puudutab seda sama turvalisuse poolt, millest ma just rääkisin, mis need väljakutsed on, siis kui me kujutame ette, et mida see mikrokiip näeb ajas. Ta näeb ainult nii-öelda, näeb piltlikult öeldes siis elektrilisi väärtuseid, nagu näiteks pinge. Teinekord me mõõdame voolu või mingit mahtuvuslikku suurust või mõnda muud nähtust, aga lõpuks see transleeritakse kiibi jaoks ikkagi mingisuguseks pingeväärtuseks ja kui me räägime digitaalelektroonikast, siis need pingeväärtused väljenduvad siis nullide ühtedena, analoogelektroonikas siis autonduses andurid osad, mis on analoogelektroonika, mida me mõõdame, on seal 100+ volti. Kuigi pinged võivad minna oluliselt kõrgemaks, kui me räägime siin süütepoolidest ja mingitest täiturmehhanismidest, aga seal ei ole oluline analoogelektroonika mõttes, vaid me räägime anduritest või mingist infovahetusest, et siis on siin pluss-miinus mõni volt kuni mõni 100 volti tihti. Ja kus see kiip teab, et see pinge, mida ta näeb, on pinge kuskilt kas andurist või teisest juhtmoodulist või mõnest kohast või on see kellegi poolt tekitatud mingi suvalise vahendidega, kas toiteploki või mingisuguse simulaatori või patareiga pinge. Kus me seda teame? Väga lihtne vastus on, me ei tea tegelikult, kus kohast see väärtus tuleb, mida me kiibile näitame. Meil pole õrna aimugi, kus see tuleb. Ja mida üritatakse siis teha, on ju see, et me kogu aeg üritame mingisugust neid turvamüüre ümber ehitada
et meil on see oma see nii-öelda siseosakond on kaitstud, et kõik, mis meie sees toimub, me ei taha välja näidata, me ei taha anda mingit informatsiooni kellelegi, mis on selle kiibi nii-öelda siseelu. Ja nüüd, kui me küsime või suhtleme mingi teise osakonnaga, siis meil peab olema mingisugune krüpteering või mingisugune selline omavahel kokkulepe või arusaamine, et mismoodi me infot jagame ja kuidas me kontrollime, et see info võiks olla päris. Aga jällegi, kus me teame, et see teine osakond, kellega me räägime, on reaalselt see teine osapool, võib-olla me räägime hoopis mingisuguse simulaatoriga. Jälle kiibina pole õrna aimugi. Ja siis mida tootjad üritavad teha, nad üritavad seda ligipääsu alati teha nii võimatuks, kui saab, aga siis tulevad spetsialistid, lihvivad kiibi pealt maha pealmise plastikkatte, panevad külge siis ämbliku jalad, spiderboard, sellised nõelad hästi täpselt mikroskoobi all ühendatakse kiibi erinevate sisekontaktidega ära ja paned sinna järgi siis loogikaanalüsaatorid juhtmetega seal nõelade külge ja hakkad vaatama, mis see kiibi siseelu siis on. Ja mida veel tehakse? Tehakse röntgenpilte kiipidest ja tehakse igasuguseid muid vigureid selleks, et saada siis aru, mis seal kiibi siseelu on. Ja lõpuks häkitakse ikka ära. Aga tehnoloogia peab olema kogu aeg nii palju edasi arenenud, et isegi kui see juba väljas olevaid neid teemasid siin nii-öelda ära häkitakse, et siis autotootjad on kogu aeg ees sellest trendist, et nad saavad nii-öelda turvalisi süsteeme välja arendada ja kui nad hiljem leiavadki mingisugused turvanõrkused, siis tarkvara uuendustega saab ära arendada, et see häkk, mis üks päev töötas, see järgmine päev enam ei tööta. Ja vaatame korra ühe väikse lõigu sellest videost ka, milline siis see ühe sellise autonduse mooduli häkkimine olla võiks. Siin on siis öeldud abusing CAN bus midagi. Vaatame, kus ma ta siit käima saan. Niimoodi. Ja kas ta teeb seda pilti meil suuremaks ka. On siin suurenduse see aken ei ole. Hea küll, ma teen selle. Ei ta. Okei, ta siit ei lase seda, ma teen ta siis teises aknas lahti. Vaatame teisest aknast. Et pärast saate seda ise vaadata täies ulatuses. Ma tahtsin lihtsalt paar aspekti siit välja tuua. Ehk siis selle, mis asi on CAN bus, kuidas see töötab, selle me õppisime kõik juba selgeks eelmine kursus, seda me ei pea üle kordama. Aga mida nad siis teevad, on see, et nad leidsid üles siis mingisuguse, kuskil oli siin üks hea ossiloskoobi pilt selle kohta, siin. Pikoskoop, tunnete ära. Nad leidsid üles siin koha, et kui nad panid siis sellele süsteemi osale, seal oli NFC lugeja selles süsteemis kasutusele, et kas siis võtme tuvastamine või no mingi selline asi, ma täpselt seda läbi ei töötanud, mida nad siin näidavad, aga lihtsalt tahtsin head näidet tuua, kus siis sellist süsteemi häkitakse ja näete edasi siis neid erinevaid variante, et saate siis uurida. Vaadake, siin on see kanal on Defcon Conference ja kui te selle kanali loed neid nimekirjasid vaatate, siis seal on ka automotive mingid village'id eelnevatel aastatel nendel konverentsidel olemas, et võite neid erinevaid autovideosid vaadata või siis ka muid süsteemide omasid väga huvitav, kuidas seal igasuguseid asju korraldatakse. Annab hästi palju head informatsiooni selle kohta, mismoodi need süsteemid töötavad. Ka need häkkerid peavad aru saama, mismoodi see töötab, et nad kirjeldavad, mismoodi see töötab, et teised ka aru saaksid, mida nad tegid. Hästi hea õppimise meetod. Nad mängisid ette siin see punane signaal, mis te näete, nad panid NFC sellele lugejale siis mingisuguse ettemängija peale, mis ajas seda segadusse, et mängis kogu aeg mingit signaali, söötis täiega sisse ja see koormas selle süsteemi üle või ajas ta lolliks ja nüüd sellel hetkel siin see kiip lülitas ennast välja
lülitus uuesti sisse ja need häkkerid said seda ära kasutada siis selleks, et saada sellele kiibile siis nii-öelda root access ehk siis admin tasemel kasutaja ligipääs ja mis nad siin huvitavat siis teevad, on see, et nad võtavad selle ei leia nüüd võib-olla nii kiiresti siit seda täpselt üles, kus nad seda teevad, aga ühesõnaga nad teevad siis sellise triki, et loevad sellest kiibist mälust maha kogu tarkvarapaketi ja selle tarkvarapaketi need binaarfaili seest nad saavad välja lugeda kiibi arhitektuuri need käsuread ehk siis mitte nad ei loe välja programmeerimiskeelt, et mismoodi see kiip programmeeriti, mis käskudega näiteks C või C++ keeles, mis iganes keeles seda arendati, vaid nad loevad välja need kiibi iga üksiku selle assembly language ehk siis iga kiibi üksiku selle käsu ja nad saavad selle konverteerida omakorda tagasi siis mingiks programmeerimiskeele näiteks ja siis seda analüüsides nad saavad tuletada, et mismoodi see tarkvara sinna kiibi peale programmeeriti ja kui nad seda teavad, mismoodi see kiibi tarkvara töötab tagurpidi reverse engineer ides, nad saavad igasuguseid asju hakata looma ja korraldama selle kiibi peal, mida muidu tootja pole ette näinud. Ehk siis umbes selline see. Ja see on ainult üks näide, sest neid näiteid on väga palju erinevaid, mismoodi neid asju korraldatakse ja mu eesmärk ei ole nüüd õpetada teid siin häkkima, kuigi kellel vähegi huvi pakub, siis turvaanalüütika siis tööstus, kui me võime seda niimoodi ütelda, on väga jõudsalt aastatega kasvanud, ehk siis on nii-öelda täiesti eraldiseisvad spetsialiseerinud ettevõtted, kes pakuvad teenust, et andke oma toode, ma analüüsin, kas see peab vastu tavapärastele häkkidele või on siis see, et andke mulle toode ja ma vaatan, kas ma suudan üldse sinna sisse saada, et kas tal on mingit nõrkusi. Ja sellest makstakse kõva pappi, et veenduda, et ja kui te olete oskuslikud tegijad selles valdkonnas, töö on garanteeritud, väga huvitav, väga suurte väljakutsetega, aga enda oskused peavad olema ka viimasel peal head ja seal on väga palju selliseid spetsialiseerunud tegijaid, kes siis erinevaid suundasid pakuvad, et kes teeb ainult näiteks füüsilist riistvara poolt, kes teeb ainult tarkvara poolt või siis suure nii-öelda ettevõtted, mis on kombineeritud oskustega, et siis spetsialistid pakuvad eri võimekusi selleks, et üks terve süsteem ette võtta. Sihuke pool autonduse siis süsteemide turvalisuse väljakutsetest. Jällegi iseseisvaks pikemaks läbitöötamiseks me ei jõua seda videot otsast lõpuni läbi vaadata, aga ma soovitan teil seda teha, kui teil vähegi mahti on, rahulikult mõttega see asi läbi töötada, et mida pakub meile siis selle ühe laialt tuntud elektriauto tootja poolt kasutusele võetud 48 voldi ja gigabitise, mitte gigabaidise, mul on vale B-täht ja tahtsin väikest B-d kirjutada tegelikult, gigabitise autonduse interneti abil. Mida see kõik annab? Me ei saa öelda, et meil on vähem juhtmeid ja kiirem internet autos. Tegelikult on selle taga väga, kuidas veel 3 vägat kokku panna üheks suureks vägaks. Ei tulegi head mõtet vähem. Massiivne võib olla või? Giga, ultra, hästi tugev, suur mõju tegelikult kogu tarneahelal, kogu autole, kogu tema arendustsüklile, kogu tema materjali vajadusele. Kui me saame juhtmete arvu vähendada, me saame juhtmete kaalu väiksemaks, me saame juhtme ristlõike pindala väiksemaks. See on tohutu kokkuhoid selle auto arenduse seisukohast ja igal juhtmel on ju 2 otsa.
mis võivad põhjustada mingisugust viga või juhe ise, eks ju, võib katki minna või siis on nendest kõikides nendes noh, nii-öelda füüsilistes komponentides, mida arendatakse, mingisugune selline logistiline väljakutse, et kui meil on see just-in-time delivery auto tootmine, et autotehas on lihtsalt üks tootmisliin, kus tootjad peavad kogu aeg kellaajal sekundi täpsusega peavad tooteid saatma liini peale. et see on meeletu kulu. Mida vähem komponente, seda väiksem on logistikakulu ja nii edasi. Et see mõju, kui me suudame välja visata kõik ebavajalikku, mida autos tegelikult vaja ei ole, see mõju on kogu sellele auto arendustootmistsüklile väga mega, giga, ultra suur. Et me peame seda kuidagi tajuma ja selleks ma soovitan selle video hästi rahulikult läbi töötada, vaadata, aru saada, mis suunas see asi liikuma hakkab, sest see on teenäitaja. See ei ole see, et kõik autod seda juba kasutavad, aga ma olen päris kindel, et paljud hakkavad sinnapoole liikuma. See ei ole esimene kord, kui auto peal 48 volti on. Prantslased minu arust tegid ammu ära selle juba. Prantslastele meeldib elektriga mängida, nende elektrisüsteemid on arvanud hästi huvitavad. Aga see on reklaamid. Ta ei saa aru, et mul on premium kasutaja YouTube'is, et siis näitab meile reklaame. Et siin hästi rahulikult jällegi tore, hästi rahulikult selgitatakse, millised need mõjud nendest otsustest on, et minna näiteks siin juhtmete ristlõike pindala suurused, et kui me saame nüüd vähem juhet kasutada, millised need erinevad suurust on, kuidas need juhtmed füüsiliselt välja näevad, mismoodi saab näiteks juhtmooduleid otse ära maandada. Minu arust hästi huvitav näide selles videos oli see, et kui klassikaliselt on ühe juhtmooduli küljes mitu maandusjuhet, 1 kuni mitu toitejuhet, mitu maandusjuhet. Mitu toitejuhet on sellepärast, et on erinevad toited, on battery pluss, on siis nii-öelda esimese astme pluss, et me paneme võtme sisse, siis on teise astme pluss, et me oleme sütteasendis, siis on mingi stardiasend, need asendid on üksjagu, et need erinevad plussid nii-öelda. Aga massijuhtmed samamoodi on ju tihti mitu tükki. Ühest pistiku otsast, teisest pistiku otsast, mitu pistikut, igas pistikus on üks massijuhe. Aga mis need juhtmed siis, mis nendega tehakse? On ju nii-öelda massipunktid, mis siis on tavaliselt mingi keevitatud polt kuskil kere küljes. Sinna kogutakse need plemmid moodulitest kokku juhtmete, massijuhtmetega, pannakse ühe poldi alla, keeratakse mutriga kinni. Onu räägib sellest seal või professor siis sellest teemast. Aga mismoodi uus süsteem on, mida võeti kasutusele? Pannakse mass läbi sama selle mooduli ühenduspoldi, et kui sa mooduli poldid kere külge kinni, siis sul see massiühendus sellele moodulile on täpselt samast sellest ühest või kahest poldist, millega sa poldid ta kere külge. Ja läbi siis selle korpuse on ühendus trükkplaadile, trükkplaat on massiühendusega otse olemas, sul ei ole vaja ekstra lisajuhet selleks, et neid. Ja jälle, kui sa teed kõikide moodulitega auto peal seda, sa just säästsid mitukümmend juhet, ühenduskohti, võimalikke vigu, kõik need tarneahelad, logistikad, materjalikulud, millest me just rääkisime, oleme jälle kokku hoidnud. Aga miks me varem seda ei teinud? Miks me tegime niimoodi? Okei, ajaloos oli nii, nagu oli. Et lihtsalt tulevikutrend on see, et me liigume sinna suunas, vähem juhtmeid, vähem arvuteid, kiiremad võrgud, võimsamad arvutid ja nii edasi. Uus trend, millest ma olen varasemalt maininud erinevatel kursustel ka, ma ei mäleta, kas ma teile rääkisin sellest või mitte, aga nüüd on ta igal juhul siis räägitud,
on autonduses siis see, et kui me rääkisime, et on olemas ARM, väga laialt levinud autonduses kasutatav protsessori kiibiarhitektuur ja on olemas X86, mis on siis täiesti kinnine, mitte keegi peale Inteli ja AMD ei saa seda kasutada. Keegi vist oli seal veel, aga siis ARM on litsentsi alusel ostetav kiibi juhtarhitektuur või mis see õige eestikeelne sõna oleks, instruction set architecture. Et erinevad tootjad saavad seda litsentsi osta, saavad oma kiipe arendada ja kasutusele võtta erinevaid süsteeme, et seal tihti on kiibi tasemel vaja teha mingisuguseid muudatusi, siis sa pead olema kooskõlas ka selle instruction set architecture'iga, et sa ei saa seda eirata. Ja siis üks suvi ühed ülikooli professorid mõtlesid, et teeks pulli pärast suvele endale oma selle ISA, instruction set architecture'i. Ja tegid suvi otsa seda sellise nii-öelda hobi korras lihtsalt, et vaadata, et mis välja tuleb ja vaatasid, et päris hea asi ja siis arendasid edasi ja tegelikult lõpuks tegid mitu aastat seda, laiendasid tiimi järjest, kuni leiutasid täiesti uue mõistliku siis instruction set architecture'i, mille nimetus on siis RISC-V ehk RISC-V ja see on avatud, ta on tasuta ja tema juhendmaterjal või see nii-öelda see põhise spetsifikatsioon, et millest ta siis koosneb, on vaid 400 lehekülge. Teistel on see üle 2000 lehekülje ARM-il ja siis X86. Ehk siis mõte on selles, et see juhised, et mida sa kiibile annad, et kas liiguta mingit mälu, mingit väärtust ühest aadressist teise või liida midagi kokku või lahuta, et seesama see assembly language, et mis on see kiibi madala taseme see nii-öelda juhiste arhitektuur, et see nüüd tehti nii lihtsaks kui võimalik. Esiteks ja teiseks, mis on siis see, et on avatud ja tasuta, annab võimaluse väga paljudel tulla turule oma lahendustega, mis varem oli väga suure kapitali investeeringuga, ehk siis kui ma pidin ARM-ilt ostma litsentsi või ma pidin X86 ehk siis Inteli käest ostma litsentsi, et seda kasutada, siis see nõudis minu käest kindlasti mingit väga suurt sisend sellist, kas mul pidid olema siis tööl juba suured head spetsialistid, kes suutsid seda asja majandada ja hallata või siis ma pidin ise, aga praegu see tähendab seda, et sisuliselt see sisenemise nii-öelda kõver on tehtud hästi laugeks, et ma saan hakata kuskilt otsast pusima, oma mingit autonduse süsteemi arendama ja mul on ligipääs ka selle instruction set architect tasemel, sest ma kasutan vabavaralist lahendit, mis on võimalik ka kohandada oma vajadusele vastavalt. Ehk siis esiteks see kiibi arhitektuur võimaldab teatud siis vajadusi liita või ära jätta, ehk siis meil ei ole alati vaja kiibis kõikvõimalikke võimekusi. Me saame osa sellest kiibi võimekustest välja jätta. See on üks võimalus. Ja teine võimalus on see, et kui meil tuleb vajadus mingi uue võimekuse järgi, me saame seda ka ise luua, me saame selle sinna ise juurde panna. Ja jällegi me näeme, siin on ühe tootja siis kirjeldus, kes hakkab siis selle automotive suunas siis toimetama, muidugi rohelised kastid ümber. Nad juba eos mõtlevad nende samade asjade peale. Functional safety, ehk see funktsionaalne ohutus, siis cybersecurity, küberturvalisus, mida me just mainisime, eraldi standard jälle 21343 ja alati mõtlevad ka siis nende regulatsioonide või nõuete peale, et kus kohast need vajadused tulevad, et siin on välja toodud siis niinimetatud E-reeglistik või R-reeglistik, R155, Uneke siis transpordi raamistik, et millised nõuded on, millele autod võiksid vastata, ÜRO, Euroopa Komisjoni transpordi reeglistik ja siis nendele asjadele juba eos pannakse rõhku, et need kiibid, protsessorid võimaldaksid neid süsteeme luua selliselt, et nad oleksid kõikidele nendele turvalisus, ohutus,
ja legaalsetele määratlustele kõikidele vastaksid juba eos, et sa ei pea hakkama leiutama seda võimekust töö käigus, vaid kiibi tootja on juba ette näinud, et sa saad need vajadused kõik juba ära lahendatud. Et sa saad tõestada, et sinu arendatud süsteem vastab nendele standardsetele igasugustele nõuetele, mis tuleb ära täita. Ilma milleta sa turule ei saa. Kui saad, aga keegi ei osta su tooteid, see on ka võimalus. Et kui ta otseselt ühtegi ohutusnõuet või legaalset nõuet ei riku, aga ta ei ole nii hea kui kellegi teise oma. Ta ei anna sellist mugavust. Lõpetuseks, kas on küsimusi tänase loengu puudutavate teemade kohta, et jäi midagi väga segaseks, peaksin kohe ära klaarima, et äkki midagi vaja lisada. Siis on kaks varianti, kas kõik oli väga selge või ei saanud miskit selgeks. Aga pole hullu, meil on veel ees mituteist nädalat, et neid teemasid arutada, millised need tänapäevased autode integreeritud süsteemid siis on ja mismoodi see ajajoon siin siis edasi kujuneb ja te saate kindlasti ka oma väikse panuse teha nii nende teemade uurimises kui ka siis oma käega katsetamisel, et mismoodi selline süsteemi arendus siis käib ja kohtume siis praktikumides, jah.